Nii, ma vaatan, et kell on 3 kukkunud, ehk siis võime vast alustada tänase uurijatunniga. Ehk siis kõigepealt minu poolt tere tulemast kõigile Rahvusarhiivi maikuisesse uurijatundi. See on siis meie selle hooaja viimane, jätkuvalt virtuaalne, ehk siis järgmine sügis me kindlasti mingis formaadis ka jätkame vastavalt oludele ja võimalustele. Aga seda siis kuulab juba sügise poole täpsemalt, et see enne septembrit kindlasti ei toimu. Täna aga on meil siis rõõm siin kõigil kuulda Tartu Ülikoolist Maarja-Liisa Pilvikut, Gert Jaanimäed ja Siim Orasmaad, kes siis räägivad meile vallakohtu protokollide kasutamisvõimalustest ja nii edasi sellise nii-öelda keeleteadlase pilgu läbi. Et kuna võib-olla kõik ei tea, siis ma kontekstiks korra näitaksin ka nii-öelda, millele nende töö toetub. Vabandust, nii. Ehk siis vallakohtu protokollid, see nii-öelda allikamassiiv tuleneb siis meie vallakohtute ühisloome rakendusest, kus siis kõigil huvilistel on võimalik 19. sajandi vallakohtute, kohtutülide selliseid protokolle, siukse nii-öelda Eesti maaühiskonna selliseid kohtuvaidlusi ja nii edasi kõike lahti kirjutada ja tekitada selline rikkalik allikamassiiv, mis ühelt poolt on hästi huvitav tegelikult kõigile sellistele suguvõsa uurijatele, koduloolastele, avab väga selliselt kirjult eri inimeste ja kohtade elulugu, aga samas on ka just nagu teadusaspektist väga huvitav materjal nii ajaloolastele kui keeleteadlastele. Ja siis täna me kuuleme selle keeleteaduse poolt. Ja tahan siin kohal ka kindlasti tänada kõiki, kes siiani sellesse projekti panustanud on oma aega. Et jah, suur tänu, et te olete selle aja ja huvi endast leidnud ja ma loodan väga, et see on teie jaoks põnev olnud. Ja ma väga ka loodan, et äkki tänase ettekande põhjal kuulajaskonnast tekivad veel mõned huvilised, kes tahaksid siia projekti panustada. Korralduslikult veel nii palju, et lõpus jääb eeldatavasti aega ka küsimusteks, kui te neil tekib. Saate neid esitada ekraani all nii selle kõne mullikese chat nupu kaudu tekstiliselt, kui ka kui te vajutate selle käele raise hand, siis ma jälgin seda, kui ma märkan, siis ma annan teil mikrofoni vabaks ja saate ka oma häälega küsida. Aga see on niisuguse korraldusliku poole pealt, ma arvan, et kõik ja annan nüüd hea meelega otsa esinejatele üle. Palun. Ja, aitäh. Ma kohe jagan ka ekraani, et näidata teile slaide siia jutu kõrvale. Ma eeldan, et see töötas. Töötab. Meie täna räägime siis kolmekesi tegelikult selle vallakohtute projektiga siin Tartu Ülikoolis on seotud päris palju inimesi veel. Ma siin nägin Kersti ja Tõnis näiteks vist on ka kuulamas, nii et kindlasti, kui teil tekib nendele suunatud küsimusi, pigem ajaloolastele suunatud küsimusi, siis ma loodan, et nemad oskavad vastata. Meie nüüd kolmekesi oleme kõik keeleteadlased ja meid just nende vallakohtu protokollide puhul huvitab see ressurss selles mõttes, et kuidas me saaksime seda kasutada esiteks siis keeleteaduslike uurimisküsimuste uurimiseks, aga siis ka kui ressurssi, mille peal testida keele automaattöötluse vahendeid. Ja me oleme jaganud ära selle esitluse enam-vähem nii, et natukene mina juhatan sisse, siis Gert räägib ajalooliste tekstide automaatanalüüsist ja tekstide normaliseerimisest. Siis jällegi võtan mina sõnajärje üle ja näitan sellist paari hästi algelist katset, et mida nende analüüsitud tekstidega
või keelelise infoga täiendatud tekstide põhjal, siis võiks uurida või mida keeleteadlane võib-olla tahaks uurida. Seejärel siis Siim räägib natukene nimeüksuste märgendamisest, kuidas saada automaatselt kätte igasuguseid nimesid, mis selles tekstis on, protokollis on mainitud. Ja lõpetuseks siis me korraks näitame ka tegelikult ühte Kersti Lusti valmiva artikli põhjalt paari slaidi siis nii-öelda sellistest sotsiaalsetest võrgustikest, mida sealt protokollidest kätte saab, et kes kellega tülitses ja kes kellega kohtus käis. Aga alustuseks siis tegelikult Sven selle minu esimese slaidi suuresti juba rääkis ära. Tegemist on väga, väga huvitava ressursiga ja mitte siis ainult ajaloolastele, mitte ainult koduloo uurijatele, vaid kahtlemata ka keeleteadlastele just sellepärast, et selles 19. sajandi tekstides peegeldub väga ilusasti see eesti kirjakeele kujunemise protsess, et kuidas võitlevad erinevad jõud, vana ja uus kirjakeel, murded endiselt on ka nii-öelda haruldasel kombel kirjutatult esile, et kõik sellised asjad, mida tegelikult 20. sajandil enam hästi ei leia. Ja see meie projekt, mis on siis ajalooliste tekstide automaatse analüüsi võimalused, põhineb siis Rahvusarhiivi ühisloome projektil, kes nemad on lahkelt andnud meie kasutusse sisestatud protokollidest umbes 25 000 protokolli. Ma praegu vaatasin, et seal on vist juba üle 50 000 neid sisestatud, nii et ikkagi päris muljetavaldav tekstimassiiv. Ja nendega me siis töötame ja üritame põhiliselt siis laiendada nende protokollide kasutusvõimalusi. Mis see tähendab? Jah, praegu on Rahvusarhiivil väga kenasti on see liides, kust saab veebi teel otsida protokollidest nii kuupäevade, valdade, maakondade, ka sõnavormide järgi ja ka teemade järgi. Nii et see on, seal on väga palju teksti ja päris suured päringuvõimalused. Nüüd me tahaks teha seda otsingut veel paindlikumaks, mis siis puudutab eeskätt seda, et hetkel saab sealt otsida teksti järjendite järgi. Näiteks kui mind huvitavad hobused vallakohtu protokollides, siis esiteks peame otsima üles kõik hobune esinevad vormid, hobused, hobustele, hobustega, hobusele, hobust ja nii edasi. Pluss ma peaksin justkui teadma tegelikult, et kuidas siis seda hobust kirjutati, et kas ta oli hobene või hopeselle või mida ma tegelikult otsima pean. Et see on üks asi, mida me tahaksime nagu võimaldada, et sa saad otsida lihtsalt näiteks ära hobune järgi. Teine asi on siis see, et sealt tekstidest saaks parema ülevaate nendest nimedest, kes protokollides esinevad. Et hetkel see nimeotsing ja kohanimeotsing on ka minu teada see Rahvusarhiivi lehel täiesti olemas. Aga see, mis sa sealt leiad, sõltub hästi palju sellest, et mida need sisestajad on pidanud vajalikuks märkida. Et ma saan küll aru, et soovituslik on ära märkida kõik nimed, siis isiku ja kohanimed, aga see ei ole sunduslik, nii et mõned teevad seda, mõned ei tee, mõned teevad vahepeal. Et see ei ole kuidagi süsteemne ja kui me nüüd huvitaksid näiteks kõik minu esivanematega seotud kohtuprotokollid, siis tegelikult ma ei saa kuidagi kindel olla, et ma need sealt, isegi kui ma teaks, kuidas neid nimesid kirjutatakse, et ma need sealt üles leiaksin. Nii et need kaks asja on need asjad, mida me selle projekti käigus eeskätt tahaksime siis omalt poolt pakkuda. Ja me täna räägime ka natukene siis sellest, et miks see vajalik on. Ma loodan, et ma olen juba natukene andnud vihjed, et miks see hea on, aga siis Gert ja Siim räägivad ka rohkem sellest, et kuidas seda teha. Siin on selline väike ülevaade nendest 25 000 protokollist, mis meie käsutuses on. Siin need rohelised tulbakesed näitavad siis protokollide, kõikide protokollide hulka ja jagunemist ja need kollased tulbakesed näitavad siis seda alamhulka, kus see protokoll on vähemalt 500 tähemärki pikk, aga mitte pikem kui 3000 tähemärki. Et kui neid pikkuseid vaadata, siis tegelikult hästi palju protokolle on väga lühikesed ja sageli sellepärast, et midagi ei olnud arutada, aga protokoll oli vaja ikkagi teha. Ehk siis see protokolli sisu võibki olla, et tuldi kokku, mingeid kaebusi ei olnud ja ongi kõik.
et tegelikult selliste protokollide keele analüüsimisest me väga midagi ei võida. Et neid huvitavad pigem sellised sisukamad. Samal ajal, kui me nüüd vaatame neid väga pikki protokolle, mis võivad olla seal 18 000 tähemärki ja mis tähemärkide võrdluseks lihtsalt, et see minu esimene slaid on umbes 500 tähemärki. Ehk siis me tahaks, et oleks vähemalt selle slaidi jagu teksti. Ja nende väga pikkadega, et kuna see meie töö automaatanalüüsiks ette valmistumine nõuab päris palju käsitööd, siis lihtsalt selle ressursi jaotamise pärast me ei tahagi neid väga pikki tekste ette võtta. Et kui meil on valida, kas me teeme 5 erinevat teksti või 1 väga pika, et siis me tahaksime kontrollida üle 5 erinevat teksti. Aga siit joonistelt on näha, et ükskõik, mida me siis vaatame, et kas neid kõiki või ainult sellise keskmise normaalse pikkusega protokolle, et ülekaalukalt see periood, kust on kõige rohkem, on siis see vallareformi ja kohtureformi vaheline aeg 1866 kuni 1888. Ja kõige rohkem siis on Tartumaalt. Ja muidugi Tartumaalt ja üldse Liivimaa kubermangust on ka siis sellest vanemast perioodist, et Eestimaa kubermangus ei olnud minu teada vallakohtuid kuni 66. aastani, vähemalt mingi perioodi ei olnud. Ja siin ka siis jällegi natuke nendest pikkustest, et lihtsalt need kastid näitavad seda, et see keskmine tähemärkide arv ühes protokollis jääb siia kuskile alla 1000. Ehk siis enamik protokolle on väga lühikesed ja kui me vaatame nüüd ainult neid keskmise pikkusega protokolle, et siis ikkagi me näeme, et see keskmine on siin kuskil 750 kuni 1250 tähemärki. Ja pisut pikemad siis võib-olla on siin 20. sajandi algusest pärinevad protokollid. Aga ma annan praegu sõna üle Gerdile ja ma üritan siis Gerd slaide vahetada umbes selles tempos, mis sa räägid. Nii, tere siis ka minu poolt. Ma loodan, et mind on kuulda. On kuulda, väga hea, just. Et siis mina räägin natukene, nagu enne öeldi, et natukene sellest automaatsest töötlemisest ja nende normaliseerimisest. Et ehk siis natukene sai juba räägitud, aga et põhimõtteliselt eesti keele analüüsimiseks, uurimiseks on päris palju erinevaid tööriistu välja töötatud või töötamisel saab uurida teksti meelestatust, saab uurida sõnavara, igasuguseid selliseid huvitavaid asju nendest tekstidest. Ainult et probleem on nüüd selles, et need tekstid on välja töötatud tänapäevase eesti keele jaoks. Ja need tekstid, nagu juba enne öeldud, on päris suures osas kirjutatud siis kas vanas kirjaviisis, uues kirjaviisis või siis nii-öelda ülemineku perioodil. Mis siis tähendab seda, et need tänapäeva keele jaoks välja töötatud tööriistad ei toimi nende tekstide peal. Ja nüüd siis põhimõtteliselt meil ongi 2 võimalikku lahendust. Esimene võimalik lahendus on see, et me siis kas kohandame kõik need tööriistad ümber vanade tekstide jaoks või siis teine võimalus on see, et me võtame need tekstid ja kohandame need tänapäeva keele normide järgi. Ja see on siis see, mida siin praegu tehakse. Et siis tehakse need tekstid tänapäeva keele reeglite järgi. Ja seda siis nimetatakse normaliseerimiseks. Et seda kasutatakse siis nii näiteks netikeele standardiseerimiseks kui ka ajalooliste tekstide, mida siis praegu meie hetkel teeme. Ja nagu ma enne ütlesin, normaliseerimine, milleks on kasulik, on just see, et saab kasutada erinevaid keele analüüsimise vahendeid nende tekstide peal. Ja just ka see täpselt seesama probleem, mida Maarja-Liisa enne kirjeldas, et näiteks kui me tahame otsida sõna hobune, siis normaliseeritud kujul saab vahet ei ole, kas see on seal vallakohtu protokollis kirjutatud
obene, obune, haata ilma, H-tähega alguses, ilma haata alguses 1B-ga, 2B-ga. Et kui need tekstid on normaliseeritud, siis leiab kõik need vajalikud vastavat märksõna sisaldavad teksti ilusasti üles. Nii, aga normaliseerimisega tekib ka teatud omajagu probleeme. Et peamine probleem, mis nende tekstidega tekib, on see, et eriti just vallakohtu protokollidega on hästi palju varieeruvust. Et ühelt poolt ongi see uus kirjaviis ja vana kirjaviis ja teine varieeruvust põhjustav tegur, mis nendes on põhja-eesti keel ja lõuna-eesti keel. Et näiteks kui me võtame mingi Harjumaal kirjutatud vallakohtu protokolli, siis seda ei saa normaliseerida näiteks lõuna-eesti keele peal treenitud algoritmi abil näiteks. Ja nagu me nüüd on uues osad vanas kirjaviisis ja siin on slaidide peal võite ka ühte näitelauset lugeda, mis on siis nii-öelda sellises ülemineku faasis, et algab nagu vanas kirjaviisis ja siis kirjutajal läks just meelde tulnud, et oih, et peaks uues kirjaviisis nüüd kirjutama. Et neid on ka päris palju selliseid. Ja on ka päris palju selliseid murdejooni, et neid lugedes võib kohe näha, et inimesed proovivad ikka võimalikult tolle õigekirja standardit kasutada. Aga vahepeal ikka lipsab selliseid murdejooni sisse, et näiteks Pärnumaal oli kivi asemel kasutatud sõna kibi ja muud sellised jooned, et ei saa just öelda, et need tekstid väga sellises konkreetses murdes oleks, aga pigem on selliseid murdejooni võib sealt leida. Ja normaliseerimisest meetoditest ka, et kuidas see normaliseerimine üldse käib, et mis meetodeid selle jaoks on võimalik üldse kasutada. Et võib-olla lihtsamini mõistetavad ongi see, et näiteks me kasutame kas erinevaid reegleid, me paneme paika, et kuidas neid tekste vanalt kujult tänapäevasele teisendada. Või siis me teeme lihtsalt sõnastikku, et ma ei tea, näiteks lõuna-eesti keelne tähendab tänapäeva eesti keeles siis on, või siis näiteks sama hobune 2B-ga on siis tänapäeva eesti keeles 1B-ga hobune sõnastike puhul. Aga natukene paindlikum ja üldiselt võib-olla tõhusam meetod, mida mina isegi hetkel praegu katsetan, on siis põhimõtteliselt masintõlge. Et masintõlge meile enamasti seostub Google Translate'i või mis iganes sellise masintõlke süsteemiga, kus siis tõlgitakse ühest keelest teise. Ja põhimõtteliselt süsteem võtab käesse niimoodi, et sõnade vanad kujud on siis ütleme üks keel ja siis see tänapäevane kuju on hoopis üks teine keel. Põhimõtteliselt seda neid niimoodi käsitletaksegi. Ja põhimõtteliselt on veel võimalik see, et kuna see vana ja uus keel on tänapäeval on ikkagi üsnagi sarnased, võrreldes ma ei tea, eesti või inglise keelega on nad ikkagi üsnagi sarnased, siis põhimõtteliselt isegi ei tõlgita mitte sõnu ega sõnade omavaheli mustreid, vaid tõlgitaksegi põhimõtteliselt tähti ja nende tähtede omavahelisi ühendeid. Aga selle puhul on ka jällegi probleem see, et on vaja märgendatud treeningandmeid, mida meil kahjuks väga palju ei ole hetkel käepärast, et põhimõtteliselt on olukord meil see, et 25 000 on meil väikene osa, mis on siis käsitsi ära märgendatud. Aga nagu ma enne ütlesingi, et erinevate varieeruvuste puhul ei pruugi nendest piisata või kui ka piisab, siis tekibki just see, et tulemus ei pruugi võib-olla olla väga hea. Ja üks probleem lisaks treeningandmetele tekib veel selles, et vana kirjaviis, ka sinna spetsiifikasse ka, oli tihtipeale mitmeti mõistetav. Ehk siis vanas kirjaviisis kalla 2 L-iga võis tähendada kahte asja, nii sõna kala kui ka kalla. Ja kui nüüd sõna kaupa tõlkima hakata, siis on üsnagi keeruline ette ennustada, kumb sõna see siis nüüd on. Ja selle probleemi lahendamiseks siis põhimõtteliselt üks variant, mida siin praegu katsetamegi, ongi see, et kui enamasti
inglise keele, näiteks rootsi ja saksa keele puhul on antud sõnakaupa neid tekste tõlkida, siis praegu katsetame siis sellist varianti, et mitte sõnakaupa anda ka sõnapaaride kaupa, et siis kui on sõnal mingisugune teine sõna nii-öelda paariliseks, siis see ehk peaks mingit infot andma, et kumma sõnaga meil tegemist on. Ja siis natukene hästi põhjalikult esialgsetest katsetustest, et kuna need katsetused on tõesti praegu veel üsna algses faasis, siis midagi kindlat veel niimoodi nende kohta veel öelda väga ei saa. Aga ütleme siis jah, see baastõlge, selle keskmine korrektsus ehk siis põhimõtteliselt on see, et kui suure osa see algoritm korrektselt ära tõlgib, on keskmiselt ütleme kuskil niimoodi 85% ringis. Ja siis pärast seda sai see kogu see 25 valekohtu protokolli korpus süsteemile ette antud nii-öelda tõlkida vanalt kujult tänapäevasele ja selle siis vastas tänapäevasel keelele, siis nagu slaididelt võib näha 81%. Ja kui tõlkimata korpused täpselt sellisel kujul, nagu need tekstid olid, samale süsteemile ette anda, siis vastas tänapäeva eesti keelele ainult 70%, et mis tegelikult võib tähendada seda, et vahe küll väga suur ei ole, aga tegelikult on just see, et kuna päris suur osa sellest 70% olid just sellised korduvad sidesõnad, siis tegelikult on 10% ka üsna märgatav tulemus. Ja nagu ma enne rääkisin sõnapaaride tõlkimisest, nende puhul olid need korrektsused vägagi kõikuvad. Aga jah, väga tõenäoline põhjus ongi just selles, et mida rohkem, mida pikemad need tekstisõnad on, mida on vaja tõlkida, seda suurem on tõenäoliselt midagi läheb valesti. Ja lõpetuseks siis näide sellisest probleemsest protokollist, et nagu ma ütlesin, et sai mõõdetud, et kui suur osa nendest protokollistest nii-öelda vastavad tänapäeva eesti keelele, aga see ei pruugi väga adekvaatset infot anda, kuna antud süsteem lihtsalt vaatab sõnade kaupa, et millised sõnad on eesti keele, mis vastavad tänapäeva eesti keelele ja millised mitte. Ja siis vaadake seda lauset ja mõelge siis natukene, mis siin lauses võib valesti minna. Just, et pesnud, kui see nüüd tänapäevases eesti keelde tuua, siis pesnud võib jääda väga kergesti kahe silma vahele ja selle puhul on ju see, et see on igati korrektne eestikeelne lause. Ja põhimõtteliselt tähendus on tal ju ongi isegi olemas, et ma ei tea, võib-olla mõnele inimesele ei meeldib, kui teda kusagil seal niimoodi pestakse niimoodi. Kuigi samas, kui meil on teadmine olemas, et pesnud lõuna-eesti keeles tähendab peksnud, siis nüüd hakkab see lause nagu palju loogilisemalt kõlama. Aga niisuguste vigade parandamine ei olegi võib-olla nii keeruline, aga just kindlaks tegemine on üsnagi problemaatiline. Aga ma arvan, et selle lausega ma siis oma slaidide ettekande lõpetan. Mina võtan siit siis uuesti üle ja näitan paari näidet, et kuidas, kui meil oleks nüüd terve see kena korpus, mis meil kasutada on ära analüüsitud nii, et meil on info mitte siis ainult selle tekstis esineva sõna kohta, vaid ka selle tänapäevase sõnakuju kohta, need hobesele oleks siis hobusele, lisaks veel siis nii-öelda sõnaraamatu sõna, mis oleks hobune ja veel infot, et mis kääne see on, mis sõnaliik see on, et mida me siis tegelikult teha saaks. Ja Gert siin rääkis ka, et on vaja treeningkorpust. See tähendab siis seda, et on mingisugune hulk tekste, mille me vaatame käsitsi üle. Need tekstid on siis lastud nii-öelda sellest esialgsest kirjakeelel treenitud analüsaatorist läbi ja iga sõna on seal saanud mingi analüüsi või siis tundmatu analüüsi ja siis meie tublid üliõpilased vaatavad need tekstid üle ja siis parandavad ära, panevad siis igale sõnavormile selle tegelikult õige analüüsi. Ja nende tekstide põhjal siis ma nüüd näitangi, et mida teha saab. Neid tekste on meil praeguseks päris vähe, tõesti umbes 448 protokolli ringis.
Aga kõigepealt me võime ju öelda, et meil ei ole vaja seda lingvistilist infot, me saame üht-teist tegelikult teha ka sellesama lihtsalt protokolli tekstiga. Et võrreldes mingite tänapäevaste ajakirjandustekstidega või meie igapäeva argitekstidega on need vallakohtu protokollid siiski üpris struktureeritud, seal on mingid korduvad mallid, mida kasutatakse ja need me saame tegelikult mingil määral kätte. Siin näiteks on siis toodud Tartumaa protokollide, siis kõikide 25 000 protokolli põhjalt Tartumaa protokollide bigrammide ehk sõnapaaride võrgustik. Bigramm siis on lihtsalt, kui meil oleks näiteks lause, et tulid kokku kohtumees Jaan Ots ja keegi veel, siis meil oleks seal sõnapaarid tulid kokku kohtumees Jaan, Jaan Ots ja nii edasi. Ja tõenäoliselt see tulid kokku sõnapaar esineb päris tihti protokollides, samas kui näiteks Jaan Ots ilmselt nii tihti ei esine. Ja me olemegi siin vaadanud siis neid sagedamaid sõnapaare ja mis me siit kõigepealt näeme on see, et jah, siin tulevad esile need üldiselt tekstis või keeles sagedased sõnad nagu ja, et, tema, ei, ole ja muud. Aga me näeme siin ka teatud selliseid vormeleid ja mingisuguseid klastreid. Näiteks siin on meil näha selline raha ja mõõtühikute klaster, et näiteks 10 rubla, 50 kopikat, me saame siit niimoodi noolekestega minna. Või siis siin on ka vakka, näiteks 2 vakka midagi, esineb tõenäoliselt siis päris tihti. Ja siin on siis need sõnapaarid, mis esinesid vähemalt 200 korda, nii et suhteliselt sagedasti 9000 protokolli peale umbes. Ja siis seda raha, näiteks rublasid ja kopikaid, keegi siis nõuab ja keegi maksab. Et mingid sellised puntrad me saame kätte täiesti nendest algtekstidest. Samamoodi me saame siit kätte teatud sellised kohtumehed, kuidas neid märgiti, palju oli siis neid XXX, siis kui allkiri ja siis kohtumees ja mis nimelised need siis olid, et Joosepid, Jakobid, Taavetid, Peetrid. Aga me näeme, et tegelikult need kohtumehed ei ole väga tihedalt seotud nende ülejäänud sõnade võrgustikuga. Ehk siis just, et esinebki mingisugused kohtumees Jakob, kohtumees Joosep, aga kohtumees ja Jakob ja Joosep ei ole ülejäänud sõnadega väga tihti koos esinevad sõnad. Ja ühtlasi me võib-olla leiame siit üles mingisugused kohtuotsused, näiteks keegi oli rahul, keegi ei ole mitte sellega rahul. Et sellised korduvad vormelid me tegelikult võime täitsa kätte saada. Siin võrdluseks on Saaremaalt, kust on vähem protokolle kasutada, umbes 1000 ja ma olen võtnud siia sellised sõnapaarid, mis esinesid siis vähemalt 50 korda koos. Ja siin on ka kohtumehed, kohtumees, mis sagedasti esineb. Aga ka näiteks tuleb välja see, et Saaremaa protokollides tihtipeale ei olnud istungil midagi teha. Et õiguse mõistmist pole täna mitte olnud. Ja me näeme siin ühtlasi ka seda täpselt, et kuidas uus ja vana kirjaviis jällegi vahelduvad. Ja seda tegelikult me näeme ka siin eelmise graafiku peal, näiteks nemad ja nemmad, temal ja temmal. Et sellist paralleelsust on väga palju nendes vanades tekstides ja kogu selle standardiseerimise eesmärk on vähendada seda varieerumist selleks, et me saaksime siis neid tekste paremini kasutada, nendest paremini otsida. Aga näiteks võime ka uurida, kuidas siis õ-tähte kasutati vallakohtu protokollides. Vanas kirjaviisis õ-tähe jaoks mingisugust märki ei olnud, selle asemel olid siis ööd või ood või eed, keik või iid või isegi aad ja ääd, et väga palju erinevaid häälikuid sai seal kasutada. Ja siin on siis sellel joonisel võrreldud siis seda algset sõnakuju, et kui tekstis on sõna moisa, siis meie üliõpilased on ilusti ära märgendanud selle, et see on sõna mõisa, meie päris tänapäevases standardkeeles. Selle sõnaraamatu kuju on mõis
selle sõnaraamatu kuju järgi me leiaksime üles näiteks kõik mõisad, mõisale, mõisalt ja nii edasi. Ja see on siis ainsuse omastavad käändes nimisõna. See info praegu ei ole nii oluline. Aga me saame siis otsida näiteks protokollidest välja, et otsime üles kõik need sõnad, kus tänapäeval võiks esineda õ ja võrdleme siis sellega, et kas siis selles originaalis ka esines seal õ või mitte. Ja leiame siis iga protokolli kohta selle osakaalu, et kõikidest potentsiaalselt õ-tähega sõnadest, kui palju, kui suurel protsendil siis päriselt õ-tähtega kirjutati. Ja seda see joonis näitab siin X-teele peal, me näeme nende ajalist jaotumist, et iga täpikene on siin üks protokoll ja see nende ajaline jaotumine näitab siis näiteks seda, et meil Saaremaalt on ka päris vanu protokolle, samamoodi Tartumaalt, Pärnumaalt ja Viljandimaalt ja Saaremaalt ja Virumaalt on siis ka 20. sajandi algusest veel mingeid protokolle selles meie valimis. Ja need täpikesed näitavad seda, et kui suur on see õ-tähe osakaal, et mida valgem on täpike, seda vähem potentsiaalselt õ-ga sõnu päriselt märgiti õ-ga, et selle asemel olid siis ood või ööd või eed. Ja kui on punane täpike, siis need meie tänapäeva õ-tähega sõnad enamasti esinesidki õ-tähega ka vallakohtu protokollis. Aga me tegelikult ei näe siin väga selget struktuuri, eriti mis puudutab seda nii-öelda põhiperioodi, siin 70-ndad, 80-ndad, et siin on need valgeid ja roosasid ja punaseid täpikesi suhteliselt läbisegi. Et kui me vaatame paremat perioodi ja hilisemat perioodi, siis küll võib öelda, et mida varasem aeg, et seda vähem võib-olla õ-tähte märgiti ja siin hilisemas siis juba kirjutati korralikult neid protokolle. Aga et siin vahepeal on tegelikult palju varieerumist ja mis asi, mis seal taga on, et seda peaks kindlasti natukene põhjalikumalt uurima. Aga see võib olla täiesti ka sellest tuleneda, et kes oli vallakirjutaja parajasti, et sellel vallakirjutajal olid omad eelistused, mingi haridus, võib-olla see mõjutas kuidagi, et kõik sellised asjad võivad siin mängida. Siis kindlasti panite tähele seda nuut kesksõna, nii-öelda olnud, et pole mitte kohtumõistmist olnud. Et seda nuut kesksõna kasutatakse, eks ole, nii mineviku eituses, et kas oli või ei olnud, aga protokollides kasutatakse seda väga palju ka kaudse kõneviisi funktsioonis, et tulnud kokku mingid kohtumehed ja keegi kaebanud ja öelnud, et keegi võtnud temalt midagi ära ja nii edasi. See nuudvorm on väga funktsionaalselt kasulik vallakohtu protokollides. Aga kui me nüüd tahaksime teda kätte saada, siis me ei saaks, sellepärast, et mitte kõik need ei ole nuudi lõpulised. Et seda nuudi rohkem esineb siin tõesti lääne pool ja põhja pool. Aga kui me nüüd vaatame näiteks Lõuna-Eesti maakondi, Viljandi, Tartu, Võru, siis siit pärinevad protokollid pigem kasutavad midagi muud seal, et kas olnu, siin Tartu ja Võru puhul ka näiteks olno, mis on Lõuna-Eesti murretele väga omane ja huvitaval kombel Viljandis on siin näiteks lõpp nutt üldsegi ja Pärnus on väga levinud see lihtsalt näiteks mitte andnud, vaid andan. Et kui meil on see info olemas, et hästi, meil on need erinevad lõpud, aga me teame, et see, mida me otsime tegelikult, on see nuudvorm, et me nad viime justkui ühe vormi info alla, siis me saame need kõik kätte ja me saame sealt siis edasi vaadata näiteks tõesti, et kui palju nendest nuudidest oli nii-öelda kaudse kõneviisi funktsioonis versus kui palju need olid lihtsalt kasutuses näiteks eituses. Et sellised asjad keeleteadlasi kindlasti huvitaks. Võib-olla natukene ka tarvis vajakasutus, seda on murrete kohta näidatud, et üldiselt Lõuna-Eesti murded ja lõunapoolsemad murded peaksid eelistama seda vajasõna ja põhja- ja läänepoolsemad tarvissõna. Meil on siin väga vähe materjali kasutada. Arusaadavalt setost ei ole üldse sellepärast, et Liivimaa kubermang ei läinud sinnani välja, aga Kirde murdealalt tegelikult ei ole
neil väga palju materjali kasutada. Aga kui me nüüd tahaksime näiteks uurida, siis jällegi, et meil on mingid uurimused 20. sajandi murdekeele põhjalt, et siis kuidas oli 19. sajandil, et ehkki me ei saa muidugi eeldada, et need vallakirjutajad, kes protokollisid, olid mingid ideaalsed murdekõnelejad, aga nagu Gert ka ütles, et mingid jooned sealt siiski nagu läbi tulevad. Et lihtsalt tõlgendamisel peab olema pisut ettevaatlikum, et me ei saa otseselt väita, et ma ei tea, Võru murdes on nii ja Tartu murdes oli naa, vaid me saame teha mingeid järeldusi lihtsalt selle materjali põhjalt, mis meil kasutada on. Ja siin me saame samamoodi siis otsida sõnu näiteks tarvis ja vaja, nii selle standardiseeritud vormi või sõnaraamatu kuju ja sõnaliigi põhjal. See sõnaliik tuleb nüüd siin mängu sellepärast, et see tee siin tähendab määrsõna, nagu mul on vaja või mul on tarvis. Et see vaja, kui oleks lihtsalt, võib olla ka näiteks tegusõnana, et ma ei vaja või ta ei vaja. Näiteks sellisel juhul seda me ei saa võrrelda selle sama tarviskonstruktsiooniga. Ja samamoodi kaassõnaga, et minu tarvis või selle tarvis öeldakse, aga selle vaja ei öelda, et me peaksime nagu piirama siis selle võrdluse konteksti. Aga siin kaardi pealt üht-teist näeb, et tõesti Võrus ja Tartus on siis selle tarvis osakaal väiksem. Samas siin ülejäänud Eesti kohta on tegelikult raske midagi väita, sellepärast, et neid vaatlusi on lihtsalt päris vähe. Aga see, et tarvis osakaal on väiksem, tähendabki seda, et vaja kasutatakse rohkem võrreldes teiste murdealadega. Või siis veel üks selline murdeid puudutav osa, et näiteks Andrus Saarest on oma väikeses murdeatlases ilusti välja joonistanud, et kus nii-öelda see ei ole kasutus on suurem ja kus siis on pole kasutus suurem, et võrdsetes kontekstides, et kumba siis eelistatakse. Ja jällegi need täpikesed siin siis tähistavad Andrus Saareste atlase andmeid. Punane täpikene on siis ei ole, sinine täpikene on pole ja rohelised täpikesed on siis kuidagi nende hübriid, ehk siis midagi sellist nagu ei pole. Et neid on ka. Ja nende täpikeste põhjalt üksi me näeme, et siin nagu atlase andmete põhjalt jah, et siin Ida- ja Lõuna-Eestis on pigem ei ole ja keegi nagu väga ei kipu ütlema pole. Ja vastupidi Lääne-Eestis poletatakse siis oluliselt rohkem. Ja me võiksime siis nüüd mõelda, et ahah, et aga meil on vallakohtu protokollid, et kas sealt välja kooruvad murdejooned kuidagi haakuvad selle murdeatlase andmestikuga. Ja saame siis otsida mitte ainult ühte sõna, vaid ka konstruktsioone nagu ei ole. Kui me ütleme lihtsalt ette, et meil on kaks sõna, nad peavad esinema järjestikku, kas ei ole või Lõuna-Eesti muretes ka näiteks ole ei, ehk siis nad on vastupidi, et me saame selle kätte ja me saame tegelikult ära kasutada seda standardiseeritud vormi, aga siis ka jällegi tegusõna vormiinfot. Need konkreetsed tähistused tulenevad sellest eesti keele morfoloogilisest analüsaatorist, et mismoodi mingeid grammatilisi kategooriaid on harjutud tähistama seal. Aga me saame võrdluseks sellise kaardi, mis tegelikult kinnitab neid atlasandmeid, et mida kollasem ala, seda suurem on siis ei ole kasutus ja mida tume sinisem ala, seda suurem on pole kasutus. Me saame võrrelda erinevaid allikaid ja võib-olla natukene rohkem siis jällegi keele kohta teada. Nii. Ma nüüd annan jälle korraks sõna üle seda Puhku Siimule, kes räägib siis nimeüksuste märgendamisest. Et kui meil on ka morfoloogiline märgendus, see on üks asi, aga siis nimeüksuste väljaotsimine on oluliselt keerukam ja miks seda siis siin natukene räägib ka. Kuidas me teeme? Ma saan põhimõtteliselt ise ka jagada ekraani. Võid jagada? Nii. Saad kinni panna praegu korraks. Üks hetk. Nii. Ja nüüd peaks pilt olema ees. Olemas. Nii. Sissejuhatus on tegelikult juba tehtud küllaltki põhjalikult, et kiirelt üle korrata, siis tõesti eesmärk on siis leida tekstist need nimefraasid
ja iga fraasi puhul siis määrata ka selline nimeliik. Ja praegu tõesti toimub see siis ühisloomes käsitsi ja sellest tulenevalt siis see märgenduse kvaliteet on üsna ebaühtlane. Automatiseerimine siis kindlasti aitaks kaasa selle märgenduse kvaliteedi tõstmisele ja ühtlasemaks muutmisele. Nüüd, vabandust. Nii, vabandust korraks, millegipärast mul kadus ära see. Nii, ja korraks siis ka kordan üle need rakendused või mis jaoks see märgendus on vajalik, et paindlikum siis otsing nendes protokollides, kas siis tõesti konkreetse koha või isikuga seotud protokolli leidmine ja tegelikult ka siis nende dokumentide nii-öelda sirvimine või siis kiire ülevaate saamine nendest, et ka siin siis aitaks tegelikult kaasa, kui oleks siis välja toodud juba igas protokolli siis mainitud nimed. Ja nüüd mõnevõrra keerulisem rakendus on siis nimede võrgustiku analüüs, et tõesti siis tuua välja, kes, kus ja millal siis koos kohtus viibisid. Aga paraku sellise analüüsiga on nüüd niimoodi, et ainuüksi nimeüksuste märgendusest siin tegelikult ei piisa, et siin tuleks nüüd siis ka lahendada ära siis nimede samaviitelisus. Et kui meil on konkreetsed isikud siis mainitud mitmes protokollis, et kuidas me ikkagi teame, et see on nagu sama isik. Et see on nagu mõnevõrra keerulisem probleem. Nii, aga nüüd see protsess siis iseenesest on siis selline, et kõigepealt on meil ikkagi vaja teha hulk käsitööd, et meil on vaja käsitsi süstemaatiliselt märgendada ja töötada välja märgendusjuhised ja ka siis hinnata nende juhiste kooskõla. Ja pärast seda siis saab asuda siis masinõppe eksperimentide juurde ehk siis õpetada siis nende käsitsi märgenduste põhjal algoritme, kuidas neid nimesi märgendada. Ja minu edasine ettekanne siis tegelikult keskendub nendele probleemidele, mis nagu käsitsi märgendamisel on meil esile tulnud, sest lõppude lõpuks masin õpib ikkagi ära selle, mis on käsitsi märgendatud ja see ka mõjutab seda kvaliteeti. Ja üks probleemide ring, mis sealt nagu välja tuli, on siis see märgenduse ulatus, et kui meil on nime juures mingisugused liigsõnad, mis siis täpsustavad seda nime või toovad selle edasi mingeid detaile, et siis kui suures ulatuses siis need sinna nimefraasi peaksid sisse minema. Kui siin on siis 2 näidet, et siis keegi tuleb Raadamaa külast, et see on siis põhimõtteliselt liigsõna küla, mis täpsustab, millega on tegemist. Teine näide on siis see peremees Hans Jürgev, et see on siis see ametinimi ja ametinimetus või siis tiitel. Ja märgendamise nende juhiste väljatöötamise käigus me jõudsimegi siis võib öelda sellise heuristikuni või põhimõtteni, et kui see liigsõna siis on abiks selle nime liigi siis määramisel ja täpsustamisel, et siis tuleks see märgendusse sisse panna. Aga kui selle nime liigi saab juba pelgalt selle fraasi põhjal kindlaks teha, et siis seda liigsõna seal ei ole vaja. Ja joonistus välja seaduspära, et enamasti siis isikunimedel seda ametit ja tiitlit sinna sisse ei olnud vaja, aga samas siis organisatsiooni nimed ja kohanimed, seal siis on see märgendatud. Ja teine märgenduse ulatusega seotud probleem on siis sellised põimunud nimed või ühes nimes on siis nagu mitu nime justkui koos. Näide on siin siis poja nimi koos siis isa nimega, et millises ulatuses seda märgendada.
Ja see esimese näite puhul siis Jaan Kask, Jüri Poeg. No, siin võtsime vastu otsuse, et põhimõtteliselt on siin nagu 2 eraldi nime. Jaan Kask ja Jüri Poeg, et see on üsnagi intuitiivne tegelikult. Aga nüüd, kui meil on siis Mihkel Tõnise Poeg Reinberg, ehk siis see isa nimi on seal keskel sees, et põhimõtteliselt saaks siin eraldada siis nagu 2 nime, et üks on siis poja nimi ja teine on isa nimi. Aga sellistel puhkudel tegime siis praktilistel kaalutlustel sellise lihtsustuse, et ikkagi märgendatakse see nimi ühena ja seal on siis põhimõtteliselt ainult üks nimi. Nüüd teine probleemide ring on siis seotud nende nimede liigitustega, et kirjakeele automaatsel nimeüksuse tuvastamisel on siis see tüüpiline liigitus, mida on kasutatud eesti keele puhul on siis isikud, kohad, organisatsioonid. Ja üks küsimus oligi, et kui hästi nüüd see siis sobitub nende vallakohtu protokollidega. Ja kõige suurem võib-olla siis see eristamise nagu probleem, mis meil tekkis, oli siis see koha ja organisatsiooni nimede eristamine. Et siin joonistusid nüüd välja, et osad kohad ja organisatsioonid olid siis, võiks siis tõlgeda neid selliselt konkreetsetena. Näiteks Metsavai sead olivad Sooniste metsas tuustimas käinud. See Sooniste metsas, et väga palju nagu tõlgendusruumi nagu ei ole, et see võiks olla koha nimi. Ja samamoodi siis, kui me vaatame organisatsiooni nime, siis nagu kui mainiti siis erinevaid siis vallavalitsusi või siis vallakohtuid, et seal ka see tõlgendus organisatsioonina siis oli küllaltki kerge kokku leppida. Aga nüüd probleemid siis tekkisid selliste nimedega, mida võis siis tõlgendada nii kohtadena, kui ka siis kohaga seotud inimrühmadena. Eelkõige olid siis need siis talunimed, et esimene näide astus ette Otsa peremees Tiets Allikov, siin võiks siis et see Otsa on siis Otsa talu, eks ju, et see on siis koht, aga järgmises näites sealt on Otsa rahvas neid kinni võtnud. Et see Otsa rahvas siin pigem siis näitab just seda inimrühma, mis on seotud selle kohaga. Et tekkiski meil siis tegelikult selline uus nimeliik, sellised mitmesed nimed, mis on siis võivad olla tõlgendatud nii koha kui ka organisatsiooni nimed. Ja nipet-näpet neid nimedliike tegelikult tekkis siis veel, et üks liik, mida tinglikult võib öelda nimetada esemeteks, kuigi tegelikult siia alla mahtusid siis laevade nimetused ja mõned üksikud tootenimed ka siis tulid välja. Siis sündmuste nimetused jällegi läbivalt siis või suurte tähtedega Nuurtaku laadal, Paide Mardi laada ja mis joonistusid välja siis ka viitamised siis seaduse raamatutele nagu siis Liivimaa talurahva seaduse raamatu ja sageli või ka see siis lühendina esile toodud seal protokollis. Nii, aga nüüd see käsitsi märgendamise töö tulemus on siis, et me oleme käsitsi märgendanud circa 1500 juhuslikult valitud protokolli ja kokku on seal siis circa 27 000 nimeüksust. Ja siin tabelis on nüüd toodud siis nimeüksuste jaotus siis liikide kaupa. Ja mis siit välja joonistub on see, et domineeriv liik on ikkagi isikunimed, mida on siis 84%. Küllaltki palju on siis seda mitmesklassi, ehk siis mitmesus koha ja organisatsioonide vahel, circa 10%, aga nüüd ülejäänud liigid, kohanimed ja organisatsiooni nimed ja eriti see muud nimed, et nende osakaal on küllaltki väike tegelikult, et siis kohanimede puhul siis alla 4% ja organisatsiooni nimede puhul veel vähem. Nii, ja nüüd märgenduste kooskõla hindamine, ehk siis kui hästi need märgendusjuhised nii-öelda toimisid, et tegime siis kontrollmärgenduse 250 protokollil, et siis kaks märgendajat kasutasid juhiseid ja märgendasid sõltumatult ja see keskmine kooskõla, mille mõõtsime, oli 93% nende juhiste järgi. Ja nüüd ka võrdluseks siis mõõtsime need samad 250 protokolli ja mõõtsime siis kooskõla meie märgendajate märgenduste vahel ja siis ühisloome märgenduste vahel. Seal tuli siis see kooskõla oluliselt madalam, et 68%. Muidugi jällegi arvestades, et me kitsendasime ka liike, et kuna ühisloomes on kasutusel ainult isiku ja kohanimed, siis vaatasime ka ainult neid põhimõtteliselt.
Nii, aga nüüd nimeüksuste automaatmärgenda loomine, et see on veel pooleli olev töö ja siin on siis praegu 2 suunda. Et üks on siis, et olemasolev STNTK eesti keele nimeüksuste tuvastaja, selle ümber treenimine vallakohtu protokollide peal ja sellega tegeleb siis Kristjan Poska oma bakalaureuse töös. Ja no, kui väga kokkuvõtlikult öelda nende praeguste tulemuste kohta, siis need tulemused on ligilähedaselt sarnased sellele tänapäeva nimeüksuste tuvastaja tulemustele, aga joonistubki nagu välja see nii-öelda klass liikide lõikes ebaühtlane, et isikunimede puhul on siis see täpsus oluliselt parem kui teiste nimeliikide puhul. Ja teine asi, mida tahaks katsetada, et viimastel aastatel on siis küllaltki häid tulemusi andnud siis teisnärvivõrkudel põhinevate PERT-i mudelite ka siis nimeüksuste tuvastamine. Sellega on löödud siis mõningaid rekordeid ja kindlasti tuleks siis ka proovida neid siis vallakohtu protokollidele ümber treenida, et äkki sealt saab samuti hea tulemuse. Aga minu poolt on praeguseks kõik. Ma annan jälle nüüd järje üle siis Maarja-Liisale. Jäänud jah, see viimane ots siin veel, kus ma tegelikult ehin ennast natukene võõraste sulgedega või mitte natukene, vaid täiesti, sest et see, mida ma nüüd näitan, on suures osas Kersti Lusti ja Siimu töö ja see töö on natukene meil veel nagu algusjärgus. Aga siis nagu siin juba läbi ka käinud, et isegi kui meil on väga hea nimeüksuste tuvastaja ja me leiame need nimeüksused üles, siis paratamatult jääb see küsimus, et kas Jaan Tamm viitab samale inimesele kõikides protokollides. Et see isiku samasuse tuvastamine on siin see ajaloolaste leib, milleta kuidagi läbi ei saa. Kersti Lust on vaadanudki läbi siis päris muljetavaldava hulga üle 1500 vallakohtu protokolli 3 Läänemaa, Ridala kihelkonnast vallast ehk siis Kiltsist, Võnnust ja Parilast ja ühe siis Kesk-Eestist, Järvamaalt, Kirnast ja protokollid on aastatest 1867 kuni 1891 ja Kersti on siis käsitsi tuvastanud kõik hagejad ja kostjad, kes seal protokollides olid, ehk siis kelle peale kaebas ja keda süüdistati. Lisaks veel siis nende soo, ameti, elukoha ja ka siis protokolli teema. Teemad on küll märgitud ka, aga Kersti on neid siis parandanud ja ühtlustanud natuke. Ehk siis suures osas need protokollid jaotusid kas siis vara- ja rendisuhetega tegelevateks töösuhetega või siis üleastumiste ja kuritegudega ehk siis selliste kriminaalasjadega tegelevateks juhtumiteks. Ja siia on läinud siis tõesti minu meelest päris suur hulk käsitööd, sest selleks, et tuvastada neid isikuid, on vaja kasutada väga paljust erinevaid ajalooallikaid ja mida kasutada on kirikuraamatuid ja selliseid. Aga natukene siis väike ülevaade, kuidas need teemad ja hagejad ja sood jaotuvad nendes protokollides. Et ehkki tegu vähemalt nende Läänemaa kihelkondade ja valdade puhul on väga lähestikku asuvate vallakohtutega, siis need jaotused nii teemade, hagejate, ametite kui ka soo vahel vähem, et need on päris märkimisväärsed. Et näiteks teemade puhul siin Kiltsi kihelkond, mis oli seal Läänemaal, tegelesid põhiliselt varaasjadega ja oluliselt vähem näiteks kriminaalasjadega kui Parila vallas. Siin Parila vallas on jällegi see kriminaalasjade osakaal päris ülekaalukas. Kirna ja Võnnu siis jäävad kuskile sinna vahepeale, aga Kirna siis pigem sarnaneb selles osas Parila vallaga. Ja töösuhteid käsitleti võrreldes nende teise 2 põhiklassiga võrdlemisi vähe. Siis kes olid hagejad, kui me vaatame seda parempoolset ülemist graafikut, siis jällegi need muud ehk tumesinine, need on siis tavalised talupojad, ettevõtjad on siin siis näiteks kõrtsmikud, metsnikud, metsavahid ja kirikumõisapidajad, vallaametnikud on siis vallaametnikud, kõik, kes on sellega seotud, sealhulgas ka näiteks koolmeistrid
ja mõis on siis kas mõisnik, mõisapolitsei, mingi mõisaametnik. Ja üllataval kombel on siis näiteks Kiltsis mõisa hagide osakaal peaaegu veerand kõikidest hagidest, mis on Kirstis on üpris ootamatu tulemus, eriti kui me võrdleme siis seda nende teiste ka samast piirkonnast pärit vallakohtutega. Et ei ole olulist põhjust tegelikult, miks mõis veel sel ajal oleks nii aktiivne pidanud olema kohtus. Aga põhiosa siis hagidest on käinud ikkagi tavaliste inimeste vastu. Ja kui me nüüd vaatame ka sugusid, kui palju käis üldse kohtus mehi ja naisi, siis me näeme tegelikult, et naisi on üllatavalt palju, küll vähe võrreldes meestega, aga siiski üllatavalt palju, et nende eest ei käinud mitte või vähemalt mitte alati siis mingisugused eestkõnelejad, vaid käisid ise ja käisid nii hagejatena kui ka kostjatena. Ja Siim on siin teinud siis ka lisaks sellise võrgustiku, ta tegelikult tegi kõikide valdade kohta, aga ma siin näitan aja kokkuhoiu mõttes ainult ühte, kus siis on Kiltsi 237 protokolli ja Kiltsi oli siis see vald, kus mõis oli kõige aktiivsem hageja. Nüüd sellel joonisel, mida ehk saab siit natukene paremini vaadata, on siin all on ajatelg, mis ulatub meil siin 1873. aastast kuni 90. aastani. Iga punktikene on siis üks kohtus käinu ja mida kõrgemal see punktike on, seda rohkem on tal erinevaid suhteid teiste kohtus käinutega. Ehk siis see kõige kõrgem punktike, kuna tal on väga-väga palju suhteid siin võrgustikus, on siis käinud ka kõige rohkemate inimestega kohtus. Ja kes siin kõige rohkem on käinud, punktikeste peal on iseenesest ka ID-d ja nende ID-de järgi me saame teada, et see ongi siis nüüd see sama mõisa esindaja. Ja ma soovin kommenteerida. Ja mõisa esindaja siis on põhiliselt hagenud, kui ma vaatasin, siis minu meelest seal oli äkki ka üks juhtum, kus ta oli kostjana, aga põhiliselt siis on hagenud. Ja see ajaline ulatus, et millal ta on kohtus käinud, on tegelikult päris märkimisväärne, et terve perioodi jooksul enam-vähem algusest lõpuni välja. Nüüd need täpikeste värvid näitavad siis sugu ja me näeme jällegi, et ei ole nagu ainult sinised, et on siniseid ja punaseid üsna ühtlaselt jaotunud. Et ka naised käisid kohtus. Ja kui neid võrgustikke nüüd sedasi vaadata, siis esiteks me saame vaadata seda, et milline on see võrgustiku tihedus ja struktuur, et kas ta on juhuslik, kas seal käisid juhuslikud inimesed juhuslike inimestega, selles mõttes, et ei olnud ühte väga agarat hagejat või ühte väga suurt pätti, kelle peale kogu aeg kaevati, vaid et need olid erinevad asjad, millega kohtus käidi või siis just tekivad mingid sellised kindlad klastrid, et see on see, mida võiksin edasi vaadata ja lisaks siis keskenduda, kui me jätame nüüd mõisad ja võib-olla vallaametnikud välja, et keskenduda siis nendele sagedamatele tavainimestele, kes kohtus käisid ja vaadata, et mis asjus nad käisid, et kas neil oli mingi oma agenda, mille tõttu nad inimestega riidlesid või nad käisid erinevates asjades, et neile näiteks tihti liiga nii rahaasjades kui ka kriminaalkorras või mis seal taga siis on. Et selles mõttes on need protokollid jällegi väga põnev allikas, et me saame lihtsalt vaadatagi tolleaegseid mingis mõttes sotsiaalseid võrgustikke, sellepärast need tülid või kohtus käimised on tekkinud mingite olmeasjade ajamise põhjal. Aga pikemalt ma võib-olla täna rohkem ei räägi ja aitäh kuulamast. Me olemegi täpselt tund aega täis rääkinud, aga kindlasti jääb ehk aega küsimusteks siis nüüd ka. Nii, no suur tänu, siis oli tõesti põnev oli kuulata, eriti niisuguse nii-öelda pigem ajaloo taustaga inimesena, et seda keeleteaduse kasutuse potentsiaali ja näha on, et teil on väga-väga pikk tee veel ka selles mõttes ees, et palju veel rakendavad potentsiaali, mis sellest materjalist nagu välja võiks kasvada. Ja, kahtlemata. Et ma kõige alustaks küsiks ise enda poolt, et kui
ainulaadne või eriline see vallakohtu protokollide selline allikamassiiv siis nagu sellisest keeleajaloo aspektist on, et on sealt oodata või on juba nagu näha ka mingeid nagu nii-öelda suuremaid avastusi Eesti keeleajaloo poole pealt? No me ei ole veel tegelikult tegelenud selle sisulise uurimisega, et me oleme projektiga paraku alles üsna selles tehnilises faasis, et seda tekstimassiivi teha kasutatavaks. Aga ta kahtlemata on väga unikaalne allikas just selles mõttes, et me ei saa kuskilt 19. sajandist nii varieeruvat keelt või nii erinevate inimeste poolt kasutatud keelt mitte kuskilt, et on mingisugused grammatikad ja mingid raamatud, mis on ilmunud, aga just nagu ütleme sellist madalama taseme keelt, et need vallakirjutajad olid küll just üldiselt nagu haritud inimesed, aga ikkagi, et sealt tuleb väga palju kindlasti esile ka seda, et milline see murdetaust on vallakirjutajal ja just selle kirjutaja enda roll, et see on üks asi, mida kindlasti võiks lähemalt uurida, et kes need kirjutajad olid. Ma põhimõtteliselt, mis ma omal selle summutuse maha võtsin, ma põhimõtteliselt hakkasin ka sama asja rääkima, mis Maarja-Liisa, et seal on nagu hästi palju just, võib-olla kokkuvõtlikult ütleks seda, et seal on hästi palju võib-olla sellist keelt ka, mida tõesti tolle aja ajakirjandus ja raamatutes ei kirjutatud ja mis siin ka salata, ega sealt võib ka leida sellist teksti, mis nagu mitte küll väga tihti, aga vahetevahel ikka võib ka, mis nagu trükkimust üldse ei kannatagi. Aga just, et sealt leiab rohkem võib-olla sellist keelt, mida tavaline inimene tol ajal rääkis. Nagu rohkem. Ma vaatan, et kuidas, palun. Ja, et sellises tsitaatide vormis vähemalt, et kes sõimanud, keda, kuidas, et sellised asju naljalt nagu vanematest tekstidest muidu ei leia. Kristiina Praakil on küsimus. Jah, ma just püüan nii, ma annan nüüd Kristiina Praakile loa rääkida. Oodan, tekkis, palun. Ja, tere, on mind kuulda? On kuulda. Ja, tere, et kõigepealt väga-väga suur aitäh teile selle väga põneva ülevaate eest ja omalt poolt täiendaksin selles osas, et keeleteadlaste jaoks on selline andmebaas väga-väga väärtuslik, et näiteks meil see võimaldab vaadelda keelelist varieerumist väga erinevatest aspektidest, et näiteks see samagi üksikisiku roll keele varieerumises, kõik need mikrotasandi küsimused, kuidas mingisugune keele nähtus sotsiaalselt piirkondlikult levis, arenes, ja täna Maarja-Liisa tõi selle sama õ-tähemärgi näitel juba või rääkis nendest esimestest tulemustest, aga lisaks sellele samale õ-le siin on nii palju igasuguseid muid väiksemaid keelenähtusi, mida meil tõesti siis õnnestub senisest paremini siis jälitada, et väga-väga suur aitäh teile juba praegu selle tohutu töö eest, mis te olete ära teinud. Aga keele muutus ja keele varieerumine on siis see põhiline ja just kirjalikus keeles, et mis võimaldab vaadelda siis eesti keele arengulugu. Et aitäh teile. Aitäh sulle. On meil veel kuulajate seas kellelgi küsimusi. Nagu öeldud, siis võite nii käe tõsta kui ka chatis kirjutada. Ja ma siis kas annan hääle selle mikrofoni vabaks või loen küsimuse ette. Nii kaua, kui võib-olla siin veel mõeldakse, siis omalt poolt küsiks võib-olla veel selle nimeüksuse tuvastuse poole pealt. Et nagu mulje jäänud, ise ma nagu väga seda teemat ei jaga, aga arhiivis meie andmebaasidega töötades natukene ikka siuke silma on jäänud ja huvi on. Et tundub nagu selleks oleks juba mõningaid selliseid valmis lahendusi, mis nagu oleks võimalik mingi tekstikorpuse peal lihtsalt lahti lasta ja ta kenasti otsib need nimeüksused sealt üles. Et kas te proovisite midagi ka või oli see kohe algusest peale selge, et tegelikult sellise ajaloolise tekstimassiivi jaoks ei ole midagi sobivat? Ja, me oleme proovinud siis tänapäeva eesti kirjakeele nimeüksuste tuvastajat põhimõtteliselt, aga
tulemused on palju halvemad kui sellel ümber treenitud variandil. Nii et jah, see ei ole nagu, see tähendab, see ongi niisugune ülesanne, mis nagu mingis mõttes nagu võib tunduda nagu lihtne, et mis see siis ikka ära ei ole, eks ju, et nimed ja niimoodi ja suured algustähed. Aga praktikas paraku jah, seal on omad keerukused, et juba need keerukused tulevad tegelikult juba välja nende märgendusskeemi kokkuleppimisel, et seal on kah, see ei ole nagu lihtne. Kas see on ka see koht, kus tuli siis nii-öelda võrreldes selle teie märgendajatega ja meie nende vabatahtlike märgendajatega see vahe, et millest see 68% tuli, kas on lihtsalt mingi osa sellest see, mis nii-öelda vabatahtlikud märgendavad tätsid või oli seal ka mingid selged stiili ja reeglite vahel märgad? No ma ütleks, et võib-olla kõige suurem asi on ikkagi tegelikult vabatahtlike puhul see ebasüstemaatilisus, et seal oli märgendatud näiteks, et on sõna märgendatud, aga käände lõppu on jäetud märgendamata või siis on nimed märgendatud ainult protokolli alguses, ülal ei ole, et ainult esimene nime esinemine on nii-öelda märgendatud. Et ilmselt see süstemaatilisus ikkagi jah, on see põhiline. Aga see kõlab, et see on nagu selles mõttes nagu nii-öelda reeglite küsimus, et kuidas keegi tõlgendab, nagu mis tasub märgendamist, et kas on mõtet ühte isikut mitu korda märgendada, eks ju, kellegi võib-olla ei ole, on juba leidnud. Jah, erivajadused võib-olla, mida ka inimesed siis nagu tõlgendavad või näevad selle. Seda nüüd küll, jah. Aga otsingus on meil ikkagi nagu vaja, et see oleks süstemaatiliselt tehtud, otsingut nagu täpseks. Tõesti arusaadav. Nii, ma näen, et Kadri Vider on käe tõstnud ja nüüd ma andsin õiguse kõnelda. Küsida siis, kui Siim ütles just, et üllatavalt palju on vigu või et see tulemus ei ole nii hea, et mille poolest see tulemus hea ei ole, aga mulle tundub, et ma sain juba vastuse sellest eelnevast diskussioonist. Lihtsalt tahaksin veel lisada omalt poolt, et ma olen tohutu nende vallakohtu protokollide fänn. Ma olen ise ka üksjagu sisestanud neid ja nad on nii haaravad teinekord. Ma olen küll kasutanud ainult neid, kuna ma ei mõista nagu Lõuna-Eesti keeli väga hästi, vaid et Põhja-Eestis Kuusalu vallas protokolle sisestanud, siis tõesti, kes tahaks lugeda mingeid häid seebikaid, siis hakaku vallakohtu protokolle sisestama. Aitäh! Väga ilus tähelepanek. Ja siin selle eelnevale jutule Tõnis Tülna reageeris, et kes siis ka meil selle vallakoht ühisloomet eest veab, et reeglid on juhendis kirjas, ehk siis tasub ka alati seda poolt vaadata, kuidas me oleme palunud inimestel neid nii-öelda märgendada ja teksti lahti kirjutada. Korra võtan nüüd ette, näen, et käsi on tõstetud, aga võtan ka ette vahepeal tekstina jõudnud või chati jõudnud küsimused. Kas edaspidi saame veel kuulda analoogseid teadmisi? Siis ma olen kindel, et siin kõnelejad on ka tulevikus valmis, kui nad on oma uurimustööga edasi kaugemale jõudnud meile sellest täpsemalt või uuesti rääkima ja minu teada on ka meil plaanis selle nii-öelda mingi eraldi formaat ettekannetest, mis täpsemalt keskendubki siis nende vallakohtu protokolli materjali ja uurimistööle, mis sellele rajaneb. Aga jah, see on siis ka, nagu näete, veel nii-öelda tuleviku teema, kuna ettevalmistavad tööd on veel oma jagu. Siis veel üks küsimus, kas protokollidesse on sattunud ka saksa ja vene keelt? Ja, on ikka, eriti varasematesse, et seal on täitsa venekeelseid ja saksakeelseid, et neid me kahjuks nagu analüüsi ei kaasa, sellepärast, et ei ole mõtet treenida morfoloogilist analüsaatorit, mis on mõeldud eesti keele analüüsimiseks võõrkeelsete tekstide peale. Aga ja, on ikka. Aga ei ole ka mõtet siis näiteks neid lisada sellesse nimeüksuse tuvastusse, et ka need mingid saksakeelse teksti nimed on jälle natuke teine. Ja, et need on ka välja jäänud sealt. Ja, et lihtsalt see hulk ikkagi nagu ei ole nii suur, et see tasuks ära nagu treenida nendel välja, et sealt mingit tulemust tuleks. Arusaadav. Nii, ja nüüd ma annan järgnevale käetõstjale Järve Külgloon kasutama
kirjas, et palun võite oma mikrofoni sisse lülitada. Võin ma nüüd rääkida, jah? Ja, palun. Ja, mina tahaksin ka samad sõnad öelda, mina olen ka üks nendest vallakohtute sisestajatest ja mul on nüüd suurepärane ülevaade meie esivanemate ja 19. sajandi elust ja minu arust minul nad asendavad samuti neid meelelahutussaateid, mida antakse meil teleris, vaat sealt mina nalja ei leia, mul on kuidagi piinlik ja mul ei ole naljakas. Aga nüüd asendavad need vallakohtute protokollid minule seda niisugust, ma saan seal, mul on muidugi kahju, et nad on nii viletsalt ja halvasti võib-olla elanud, aga kõik need kaebused ja mis seal tehtud on ja keda puuri on pandud ja keda on vitsaga löödud ja ikka väga huvitavaid fakte ja ma olen ka nüüd analüüsinud oma sugupuu neid protokolle. Ma olen sealt oma vanaisa leidnud, kes on seal ulakust teinud ja rikkunud seadust ja minu jaoks nad on tõesti huvitavad ja just see naljasoon või mis minule sealt tuleb, mis asendab minu vajadust vaadata neid viletsaid meelelahutussaateid televiisoris ja anda nüüd ikka, tähendab, mina olen küll saanud nüüd tublisti targemaks ja minu arust on see üks suurepärane ettevõtmine. Ma tahaks, et alati, kui keegi midagi minu käest küsib ja nüüd ma siin vahetan oma telefone ja siis, kui nad hakkavad küsima, siis mina alati küsin, kas te olete vallakohtute protokolle lugenud, et ka ülevaadet saada, kuidas meie üsna lähedased esivanemad, kas vanaemad või natuke edasi elasid, mida nad tegid ja et minu jaoks on see tõesti huvitav ja ka huumorit pakkuv, nii et mina nii palju kui jõudu ja jaksu vanainimesel on, mina jätkan ja loodan, et ka teie teete uuesti jälle ülevaateid, mida keegi on leidnud, sest nad ka ikka, mul on niimoodi, et mul isa vanemad elasid Tohisoos, Kohila kandis, see on Põhja-Eesti, aga ema oli Mulk ja siis ma olen sealt Holstest. On ka muidugi erinevusi ja nendes kirjapanijates ja eks omandi vaeva seal ka ei tunne ikka kõiki asju ära. Aga igatahes see on tänuväärne töö, mis on ette võetud ja katsume kõik sellele kaasa elada ja seda ise ka sisestada nii palju kui võimalik ja mina olen küll väga tänulik. Aitäh! Suur tänu ka teile. See on rõõm kuulda, et arhiiv suudab ka televisiooniga võistelda selliselt meelelahutuse vallas ja rõõm kuulda, et kõikjale ka seda vallakohtud edasi soovitate. Jah, suur tänu ka selle eest. Aga on meil veel küsimusi? Tundub, et praegu rohkem ei teki. Aga siis ei olegi vist muud üle, kui võime otsad kokku tõmmata. Neid tänaseid slaide me kindlasti jagame kõigile. Ka salvestatud sai meie tänane ettekanne, ka see saab mingil viisil kättesaadavaks, kui see esinejateks aktsepteeritav on. Ja muud siis ei jäägi vist üle, kui suur tänu kõigile kuulajatele, suur tänu kõigile vallakohtusse projekti panustajatele ja loomulikult siis ka väga suur tänu tänastele esinejatele. Aitäh! Ja siis kohtume loodetavasti sügisel mingil kujul uurijatundide formaadis uuesti. Nägemist!